No nii, tänases osas õpime tegema kalavõileiba. Minul on siin selleks otstarbeks lõunapagarite Värska tumme. Võtame selle pakendist. Ja seda peaks olema isegi läbi videopildi näha, et tegemist on maitsva leivaga. Siis on sul tarvis mida? Eesti taluvõid. Ja veel on sul vaja soolaheeringa fileed. See on Eestis Saaremaal tehtud. I-süda fish. See tähendab maakeeli ma armastan kala. Veel on sul tarvis sibulat ja loomulikult on sul tarvis hapukoort. Mina kasutan sellist 20% rasvasisaldusega hapukoort. See on väga hea paljudeks asjadeks. Võileiva peale, salatisse ja nii edasi. Võileiva tegemist alusta sellest määrileivale sobiva paksusega võikiht. Kuidas seda teha? Näed sa nüüd. Minul tuli see võileib selline. Heeringa saame pakendist kätte selleks ette nähtud kohast rebides. Järgmisena pead sa kala asetama leivale. Mina teen seda paljaste sõrmedega, teeme näpud kalaseks. Ja nüüd lõikan kalafilee pooleks ja peale seda lõikan leiva 4 sobiva suurusega palaks. Hea fantaasiaga isik võib siin hakata nägema seoseid Windowsi logo või ühe teise asjaga, mis on sinna logo sisse tegelikult peidetud, kuid siin ei ole mitte midagi sellist. Unustage ära. Ja üks leivapala näeb siis välja selline. Nüüd asume sibula kallale. Sa pead tegema sibula peeneks. Mina kasutan selleks tavalist nuga. No sellest sibulast nüüd nii palju, et mina ootan päeva, kui ETK ehk nüüd peene üleliidulise nimega Zoop või Coop, mis iganes, hakkab oma ülevabariiklikus müügivõrgus pakkuma rahvale müügiks Eesti sibulat. Ma olen väsinud nendest Hollandi mädadest isenditest. No tõesti, Piirissaares ja üldse Ida-Eestis kasvatatakse väga head sibulat, kuid mingil põhjusel ei suudeta või ei taheta nende müüki korraldada. Ei tea, kas oodatakse ümbrikut või mille tagasi seisab. Müügivõrk on, sibul on, asi ei edene. Sellest sibulast läheb pool raisku, sest välimine kiht on mäda, kuid sisemine osa on kasutatav. Hea seegi. No nii, ja sibul puista leivale ja leiva peale, heeringa ja sibula peale pane hapukoort. Hapukoort pane kohe julgesti ja pane seda paksult. Head asja ei ole mõtet kokku hoida. No ja hapukoore peale võid panna veel mõned sibulatükikesed. Ja selline on meie heeringa võileib. Kui mina seda suudan teha, suudate seda ka teie teha. Ja see on tõesti maitsev. Vaata seda. Sina loomulikult vaata, et sa üle ei pinguta. Mõnele inimesele võib selline kogus sibulat või soolaheeringat olla liiga palju. Liialdamine ei ole ühegi asjaga hea, pea see meeles. Koguseid saab vastavalt vajadusele ise muuta. Heeringa võileiva juurde joon täis piima.
maitseb hästi ja on tervislik. Ja ongi kõik. Hetkel on mul tunne nagu Ringo Starril, kes Beatlesite kuulsa katusekontserdi ajal 1969. aasta jaanuaris oli valmis selleks, et politsei tuleb katusele, rebib tal mängu pealt trummipulgad käest ja paneb katusel loata mängimise eest käed raudu. Tänane video ei ole ju muud kui puhas kalakõne. Soomes pannakse selle eest tänapäeval inimesi vangi. Kalast rääkimine võib kellegi tundeid, uskumusi, veendumusi ja nii edasi riivata. Näiteks neid, kes kala ei söö. Eestis õnneks asi nii hull veel ei ole. Jätku leiba!